Eesti paviljoni asukoht on tõeliselt magus, asudes kahe suure näitusekompleksi Arsenale ja Giardini vahel otse mere ääres. Kuid laguunsinise vee puhul võib ehk ebatavaline tunduda see fassaad, mis paviljoni seinalt tänavu vastu vaatab. Eesti paviljon siis võtab üle ühe Veneetsia eluhoone, kattes selle soojustuspaneelidega, sarnaselt nagu me oleme Eestis harjunud, et renoveeritakse paneelmaju. Siseruumis selle fassaadi taga räägitakse tegelikult väga selline tundlik lugu just sellisest muutuste hirmust, ka üksindusest, aga ka koostööst ja sellest, kuidas oma naabruskonda siis taas elustada. Nagu teada, üritab pool maailma hoida tuba soojas, teine pool jälle end jahutada. Muutuvas maailmas tuleb lihtsalt leida viis, kuidas kliimasoojenemisega kohaneda. Ning hästi renoveeritud maja võib olla siinkohal hädavajalik tegur. Kuna Eesti olukorras on üsna ebatavaline võrreldes teiste Euroopa riikidega, et 96% kinnisvarast tegelikult kuulub eraomandisse, ehk siis nii-öelda nende majade tulevik tuleb otsustada ühes koos. Vahet ei ole, kas seal on siis 10 inimest ühes ühistus või on seal 200 inimest koos. Ja see kindlasti raskendab renoveerimise protsessi. Ja selle loo siis mõte on tegelikult see, et kui me nii-öelda võib-olla paremini tunneks oma naabrit, ehk siis võib-olla oleks üks hetk meil võimalus ka omavahel vestelda, mis kompromissideni jõuda. Aga kust selline huvitav kunstiprojekti idee oma alget sai? Idee sai alguse, kuna praegu on Eestis käimus renoveerimismaraton ja selliseid lahendusi tuleb hästi palju ja see nii-öelda investeeringud, mis praegu tulevad Euroopast, on väga suured. Nii et ma arvan, praegu on just õige hetk küsitleda, et kas see, mida me teeme, on õige või on seal veel suuremaid potentsiaale, mida arhitektina avastada. Mis minu silmis teeb arhitektuurist ühe põnevaima, kui mitte kõige põnevama kunstivormi, on see, et siin on omavahel ühendatud nii kunst kui ka täppisteadus. Mõistagi pole see ainus kunstivorm, kus need kaks omavahel põimunud on, aga siiski on tegu ühe nähtavaima ja süsteemsema kunstivormiga, kus need kaks siis omavahel tantsu löövad. Kuidas hindab Eesti kunstnike ponnistusi nimekas arhitektuuriloolane, kes biennaali avamiseks kaugelt Ameerika Ühendriikides kohale lennanud? Estonian Pavilion has really landed on an absolutely central topic is how do we transform the buildings that we have inherited, even buildings of relatively recent vintage, into buildings that can continue to perform and that can be improved. Kuna tänavune biennaal pöörab tähelepanu kliimamuutustele ja proovib leida lahendusi ka selle tõkestamiseks, ei saa me üle ega ümber ka biennaali toimumiskohast, mis nagu ikka toimub Veneetsia uppuval saarel. Nimelt on paljude kliimateadlaste sõnul see samune saar, kus me praegu seisame, keskelt läbi 100 aasta pärast pea täielikult vee all. It does require global attention to this problem and it requires a cooperation on the level of the planet, which is one has to be somewhat pessimistic. Unfortunately, I come from a country that has just changed its position with a new administration which wants to deny fundamentally what anyone can see is going on around. I don't understand why. A great installation and very artful installation it turned out to be. It had a long way to go. Also together with the Venice municipalities and the Biennale people. So it was quite an effort to get here. And it's a masterpiece. Avamisel käis kohal ka Eesti suursaadik Itaalias, Lauri Bambus, kes sõnas, et huvi Eesti lahenduse vastu on ajas tõenäoliselt kasvama hakkav trend. Ma usun, et tegelikult selle kontseptsiooni juurde jõutakse veel mitmeid kordi tagasi küsimuse juurde, et kas on seda võimalik kasutada Veneetsias või kusagil mujal. Ma ütlen veel kord, me ei piirduks ainult Itaaliaga, kuna siin käib läbi väga palju arhitekte üle kogu maailma ja ka erinevaid disainibüroosid, mida iganes, kes võivad siit saada mingit inspiratsiooni, kuidas neile sobib see lahendus. Võib-olla praegu renoveerimise käigus arhitekt ongi natukene kõrvale jäetud ning peamine tööpõld on jäänud inseneride kätte, et arhitektina, eriti noore arhitektina tahaksingi siis uurida, kuidas sinna protsessi rohkem saada, kuidas kaasata rohkem arhitekte, et leidagi neid uusi ruumilisi väärtuseid. Võimalus, et selline installatsioon lõpuks Veneetsiasse päriselt ka paigaldatud saab, seisis põhimõtteliselt viimase hetkeni juuksekarva otsas. Me ei jätnud jonni, oleme see on 3. maja ja nii, et see täna siia püsti saaks sellisel kujul tähendas meil mitmeid kraanade otsinguid, ujukkraanasid, kanaleid, kuhu me ei saa sisse välistada, kuna ei mahuta ja seda kõike me tegelikult ette ei teadnud. Aga kas Veneetsiale mitteomane fassaad möödujaid, eriti kohalikke, ei häiri?
No, a me piace molto e trovo che sia molto scenografico e d'impatto, soprattutto in una posizione così visibile. Io sono veneziano e un progetto così non l'avevo mai visto in città. I think it's really interesting. I like the contrast between the sort of orangey plaster and then the white. Yeah. I mean, I haven't been inside yet, but it intrigues me. So if I can today, I'll pop in and see what it's like. Veneetsia arhitektuuribiennaal kestab kuni 23. novembrini.